korvpallisõbrad, vabandame väikese vahelesegamise pärast, kuid on üks pakiline probleem, mis vajab lahendamist. Nimelt on publiku hulgas üks inimene, kes arvatavasti pole kuulnud sellist väljendit nagu võlg on võõra oma. Teisisõnu on üks võlglik, kes juba pikemat aega pole vastanud tema võlausaldaja võlanõuetele. Et me sooviks nüüd selle inimesega näost näkku kohtuda. Et me ootame. Sead ongi vist. Juhatage tähelepanu. Lugupeetud publik, me ei taha niimoodi teha, aga meil vist ei ole muud võimalust. Teil ei ole mõtet vastu põigelda. Tuli siia. Ärge. Teil ei ole mõtet põigelda. Tuli siia. Tuli siia. Tervist. Kas teie olete Erki? Jaa. Kuidas kommenteerite seda, et te pole vastanud oma võlausaldaja võlanõuetele? Kas te üldse teate, et mul on võlgu? Me nimelt oleme inkassofirmast võlakütid ja üks inimene võttis meiega ühendust, sest ei jäänud muud võimalust. Ja pidite siia kutsuma mind ja siin pidi tegema seda. Nagu näha, polnud meil muud võimalust. Tuli siia. Siin on teie leping. Mõttes nagu... Palun. Ja nagu te aru saate, siis ei ole mõtet võla eest põgeneda. Lahendame seda asja rahulikult. Selge. Aitäh. Lugupeetud publik. Kahjuks meil ei olnud muud võimalust. Me pidime nii käituma. Aga olgu see õpetuseks, et võla eest ei ole mõtet põgeneda. Aga teile, hea publik, ilusat teist saabuvat poolaega. Aitäh!